Yair Lapid kutsub üles korraldama erakorralisi valimisi ja Iisraeli parlamendi laiali saatmist juba järgmisel nädalal. Opositsiooni juht süüdistab Benjamin Netanyahu koalitsiooni selles, et nad edendavad tema sõnul ebademokraatlikku seadusandlust, mille eesmärk on mõjutada järgmisi valimisi. Lapid ütles parlamendis, et Iisrael peaks vältima järjekordset suve, mis on täis korruptsiooni ja vihkamist ning minema kohe valimistele, selle asemel, et oodata oktoobri lõpuni. Lapid teatas hiljuti muidugi poliitilisest liidust endise peaministri Naftali Bennettiga uue ühise nimekirja all nimega Bayahad, mis tähendab koos. Kui Knesset järgmisel nädalal laiali saadetaks, võiks valimised toimuda juba augustis. Rohkemate reaktsioonide ja arusaamade saamiseks on mul hea meel tervitada stuudios poliitikaanalüütikut Gil Hoffmanit. Suur tänu, et olete siin. Poliitilised manöövrid ja ühinemised, see on tänase päeva teema. Pole üllatav, et järgmise 6 kuu jooksul on tõenäoliselt oodata palju muudatusi. Kas arvate, et valimised toimuvad varem? Benita, tore, et opositsiooniliider sooviks, et see juhtuks. Üks asi, mis meil on alles ajast, kui olime osa Briti impeeriumist, on see, et me võtsime üle Briti parlamendisüsteemi. Opositsiooniliidri kabinet asub parlamendis kõige kaugemal ja tal on kõige vähem mõju väga suurte otsuste tegemisel. Netanyahu teeb selle otsuse ise ja praegu tundub, et tema huvi on, et valimised toimuksid võimalikult hilja, mitte võimalikult vara, kui need üldse toimuvad. Miks see nii on? Kas sellepärast, et ta peab ootama mingit võitu, mingit teadet või olulist arengut, mille peale ta saab öelda, vaadake, minge valima, mina olen teie mees? Täpselt nii. Ta vajab, et Iraan oleks alistatud viisil, mis on vaieldamatu nii Iisraeli rahvale, Ameerika Ühendriikide rahvale, kui ka hiljem Araabia ja moslemi riikidele, keda veel loodab tuua Abrahami lepetesse. Ta kavatseb minna nendele valimistele pärast nende lepingute laiendamist, et teda mäletataks rahutegijana, mitte sõjardina. Vaatame nüüd lähemalt, mis võiks valimiste osas juhtuda. Viimane võimalik aeg nende toimumiseks oleks oktoobri lõpp. Kuidas sina näed selle kulgu? Kas sa arvad, et moodustub uus valitsus? Praegu kuulame, mida poliitikud räägivad siis, kui nad arvavad, et keegi neid ei kuula. Kui tahame teada, mida nad tegelikult mõtlevad. Ja nii jäi Gadi Eisenkot vahele ütlemisega, et peab olema erakond, mis on märkimisväärselt suurem kui Likud. See jättis viimastel päevadel mulje, nagu nad oleksid vihjanud koos Viktor Liebermaniga, et need 2 erakonda võiksid ühineda. See ei tundu enam nii tõenäoline. Tundub, et võib-olla liitub ta Biakadi parteiga, kuhu kuuluvad Naftali Bennett ja Yair Lapid, ning püüab esitada märkimisväärse väljakutse Benjamin Netanyahule. Ja siis toob Netanyahu oma lisajõud ning meil on tõesti Bennett versus Netanyahu 2 mehe duell. Kui hästi läheb Benjamin Netanyahul praegu küsitlustes? Kui sul on õigus, nagu sa kirjeldad, siis lõppkokkuvõttes kujuneb sellest võistlus Naftali Bennetti vastu. Kui populaarne ta praegu on Benjamin Netanyahu alustuseks? Kui arvestada, kus ta oli pärast 7. oktoobrit, on ime, et ta on nii kaua vastu pidanud. Et küsitlused näitavad teda Bennettiga võrdselt. Ja palju sõltub sellest, mis järgmiste kuude jooksul juhtub. Kas valimiste päevakord saab olema midagi head Netanyahu jaoks, näiteks rahu sõlmimine Araabia riikidega ja tema sõjaline edu, või keskendutakse tema läbikukkumistele enne ja 7. oktoobril? Ta näis viimastes intervjuudes mingil määral vastutust tunnistavat, tunnet, et kõik olid mingil moel süüdi, kõigil lasus mingi osa süüst, mitte otsene tsitaat, aga see oli nii-öelda vihjatud. Kas sa arvad, et ta liigub strateegia muutmise suunas? Need valimised võivad väga hästi toimuda oktoobris. 7. oktoober on paljude inimeste jaoks üle kogu riigi valimast käies kindlasti esiplaanil. Kui ta tahaks mingit süüd enda peale võtta, võiks ta juba homme moodustada uurimiskomisjoni. Me näeme, mida Knesset kavatseb teha selle väga lühikese aja jooksul, mis tal veel jäänud on. Nad kavatsevad vastu võtta seaduseelnõu peaprokuröri vastu. Nad kavatsevad vastu võtta seaduseelnõu meedia vastu. Nad võiksid proovida kutsuda yeshiva õpilasi ajateenistusse. Nad võiksid proovida moodustada uurimiskomisjoni 7. oktoobri sündmuste kohta. Aga tundub, et need ei ole peamised prioriteedid. Mis siis on peamised prioriteedid? Peamised prioriteedid on Netanyahu toetajaskonna tugevdamine. Ja kui toetajaskonnale ei meeldi õigussüsteem, siis ei meeldi neile ka meedia. Siis võetakse nad sihikule
seadusandlusega enne, kui Knesset ise laiali läheb. Kill, inimesed lähevad valima. Mis on enamiku jaoks kõige olulisem? Tundub, et selleks on julgeolek. Paljud inimesed on väga nördinud ajateenistusest vabastamise pärast. See võib samuti olla üks peamisi teemasid. Millised on need küsimused, mis Iisraeli valijate jaoks kõige olulisemad on, kui nad oma hääle annavad, sinu arvates? See ongi see, mille pärast nad praegu kõige rohkem kibestunud on. Nad võivad olla kõige rohkem kibestunud selle üle, et ultraortodoksid ei käi ajateenistuses. Nad võivad olla kõige rohkem kibestunud selle üle, et nende sõbrad ja pereliikmed tapeti 7. oktoobril. Või võivad nad olla maailma peale kõige rohkem kibestunud, mis avaldab Iisraelile survet ning tunnevad on Netanyahut vaja selle surve eemal hoidmiseks. Ja siis võivad nad olla Araabia riikide peale kõige rohkem kibestunud, kes võivad seda sõda jätkata ning tunnevad, neil on Netanyahut vaja julgeoleku seisukohalt, mistõttu nad ongi tema poolt juba 30 aastat hääletanud. Seda saame teada valimispäeval, olgu see siis 27. oktoobril või veidi varem. Me ootame huviga, kuidas see kõik laheneb, arvestades teie ulatuslikku kogemust meediamaailmas. Lõpuks sooviksin kuulda teie arvamust Benjamin Netanyahu kommentaari kohta, kus ta ütles, et Iisrael ei ole propagandasõjas hästi hakkama saanud. Ma ei usu, et paljud selle arvamusega vaidleksid. Ta süüdistas selles sotsiaalmeedia valeinfot. Miks Iisrael ei saa sellega hakkama? Arvestades riigis olemasolevat mõttejõudu, miks nad ei suuda selle narratiivide sõjaga meedia tähelepanu all toime tulla? Oli huvitav, et ta ei süüdistanud selles iseennast. Ta on olnud peaminister juba mõnda aega ja tal polnud 7. oktoobril välismeedia jaoks pressiesindajat. Ta süüdistas botte. Ja on tõsi, et süüd jagub mitmele poole. Juhtumisi kirjutan ma praegu sellest raamatut, aga rohkem tuleks veel teha. Ta on lõpuks määranud riikliku avaliku diplomaatia direktoraadi juhiks Tsipikoto Orus, endise suursaadiku Suurbritanniasse, kes on väga võimekas. On palju tööd, mis vajab tegemist. Kindlasti on palju tööd, mis vajab tegemist. Ma hindan sinu mõtteid. Gil Hoffmann, tänan sind, et olid siin stuudios saates Rundown. Huvitavad kuud on ees ootamas. Jääme ootama, millal need valimised täpselt toimuvad ja kuidas kõik lahti rullub.